Tere! Aitäh kõigile, kes jagasid eelmisele ladumisele tagasisidet ja laikisid seda. Kuna huvi oli päris suur, siis ma mõtlesin, et katsetan seekord veel kord. Esimesest korrast ma muidugi õppisin ka seda, et kaamera filmib peegelpildis ja grupid siis ma pean enda poolt teises järjekorras vaatama, et teil oleks nii-öelda hea vaadata. Ehk siis täna see teema mõtlesin sõnastada nii, et mis on need teemad, millega sinu alateadvus praegu tegeleb ja missuguse sõnumi siis universumilt ja sinu alateadvuselt tahavad kaardid sulle edastada, mida sa just praegu pead kuulma. Siin on 3 gruppi, igat gruppi iseloomustab üks kivikene ja iga grupi lahtirääkimisel ma siis natukene ka sellest kivist räägin, sest gruppi ma soovitangi kivi järgi valida. Ma esialgu ei ütle, mis kividega on tegemist, tunneta, vaata, missugune värv, missugune kivi sind kõnetab ja see annab siis sõnumile ka üht-teist juurde. Tuletan meelde, et tegemist on üldise ladumisega ja mitte ennustamisega, vaid sisekaemusega, mida siis tarad aitavad teha. Nii et võtame seda kui mõnusat meelelahutust. Nii, grupp number 1 on siis valikus selline sinine kivi. Võin isegi kivi nime vist öelda, et võib-olla see kergendab valikut. See on sinine hauliit. Grupp number 2 on siis vikerkaare kuukivi. Ja grupp number 3 on Larimar Atlantise kivi. Võid pausi peale video panna ja kui valik on tehtud, siis alustame. Olgu öeldud, et otse loomulikult mina ei tea, mis kaardid siin all on. Aja kokkuhoiu mõttes ja et video liiga pikaks ei muutuks, olen ma siis juba varem kaardid seganud ja välja tõmmanud ja ennast siis ette selleks valmistanud tõlgendamiseks. Võib-olla mõnikord kiirendatud võttes näitan teile ka, kuidas ma kaarte segan ja välja võtan, et te usuksite, et tõesti juhusega on tegemist, aga las siis praegu olla nii. Alustame siis sellest kivikesest. Sinine hauliit on tegelikult valgest hauliidist tehtud. Inimene on sellele ise värvi andnud. Nimelt teatud kristalle värvitakse, et tuua nendes esile teatud selliseid energeetilisi omadusi veel võimsamalt. Hauliidile toob sinine toon juurde sellist äärmiselt rahustavat energiat. Ta ärevuse puhul hästi aitab. Ja mis on nüüd oluline meeles pidada, et kui sinisest hauliidist on sul ehteid, siis et värv püsiks, ei tohiks seda kristalli pesta. Et tuleb lihtsalt lapikesega puhastada ja kuuvalgusele siis täiskujul laadima panna. Kui sind vaevab unetus, pane see kivi siis padja alla. See aitab nii-öelda rahuneda, aitab kaasa ka kehavälistel rändudel käia ja möödunud eludeni jõuda unenägude kaudu. See kivi õpetab kannatlikkust, vaigistab viha, tugevdab positiivseid iseloomujooni ja teravdab mälu ja teadmisjänu. Ja aitab hommikul ka meenutada unenägusid ja oskust nendest aru saada. See on kurgutsakra kristall
ja seepärast ta siis aitabki ärevust maandada, et kui sul on tähtis avalik esinemine ees, siis pista see sinine oliivikene tasku. See aitab sul rahuneda ja ennast selgemalt ja julgemalt väljendada. Nii et kui sind need teemad kõnetasid ja sa ennast ära tundsid, siis see on kindlasti sinu ladumine. Paneme selle kivikese siia küünla juurde ja vaatame, mida siis kaardid ütlevad. Alustuseks siis teemad, millega su alateadvus viimasel ajal on tegelenud, on seotud südamevalu või ka sõna otseses mõttes füüsilise valuga. Mingid olukorrad elus, mis on sulle tohutult haiget teinud ja pettumust valmistanud. Ja sulle tundub, et sulle on justkui nuga selga löödud. Ja siin peegelpildis on isegi 2 mõõka näha või teravat otsa, nii et sa tunned ennast üsna haavatult ja oled üsna sellises hellas ja valusas kohas, nii et võib-olla just nimelt seetõttu Auliit tuli sind lohutama. Natuke selgitust ja täpsustust, mis valdkondadega on tegemist ja tundub, et see on seotud armastuse ja paarisuhtega, sest mis ma näen, ongi siis esimesena välja tulnud armastajate kaart ja karikate 2, mis on mõlemad kõrge vibratsiooniga kaardid seotud armastuse ja paarisuhtega. Et number 2 kordub siin 222, selles on sinule jaoks kindlasti oluline sõnum. Ja võid siis uurida, mida siis ingili number 222 võiks siis tähendada. Hetkel ma peast täpselt ei oska öelda, aga igal juhul on see nii-öelda koostöö number ja paarisuhete number. Nii, ja mis võis siis valu tekitada selles teemas, ongi siis see, et kuna on välja tulnud 2 rüütlit, karikate rüütel ja sauade rüütel, emotsioonid, tunded, kirg ja keskele on tulnud siis müntide 4, mis viitab klammerdumisele, liigsetele ootustele, oma nii-öelda tahtmises kinni olemisele. Ei oska öelda kumb osapool on nüüd see klammerduja rollis oli ja tundub, et mõlemal on siiski tunded olemas, aga see üksteise külge klammerdamine ahistab ja tekitab probleeme. Ja seda kinnitab siis ka romantikainglite kaardist kaart vabadus, mis siis ütleb, et anna ruumi hingamiseks. Nii et tundub, et siin on üksteist tunnetega lihtsalt lämmatatud. Ja kaksikleekide kaardipakist tuleb sõnum, ma olen piisav, vabasta, lase lahti ja jällegi on hämmastav see, kuidas erinevate kaardipakkide kaardid ühte sedasama lugu räägivad. Ehk siis alustame enesearmastusest, enese tundma õppimisest ja alles siis, kui sa suudad iseennast armastada, siis on ka muud suhted head. Nii, ja seekord võtsin ühe kaardi ka sellisest kaardipakist nagu Jumalanna vägi. Ja sina said siis kaardi number 6, mis on jällegi armastajate number. Nii et kui vaadata, siis numbrid 2, 4 ja 6 on ehk sinu jaoks mingis mõttes tähenduslikud ja olulised. Ja mida siis see number
kuus siis ja ilukaart sulle ütleb? See ütleb, et sa oled kõige kaunim siis, kui oled sina ise. Tegemist on Jaapani jumalanna Bensai Tenniga ja ta tuletab sulle meelde, et eneses nii füüsilises kehas kui ka vaimses kehas hästi tundmine ja enda aktsepteerimine ja austamine nõuab palju sisetööd. Aeg on ennast siis ümbritseda iluga ja näha ka endas ja teistes ilu. Sinu võime näha oma maailmas ilu on mingil põhjusel hetkel tuhmunud ja see võib olla seotud ka nende tunnete, väga sügavate tunnetega. Ja võib-olla lase lahti oma perfektsionismi nõudest, et sa peaksid täiuslik olema, täiuslikke inimesi ei ole ja inimesed teebki kauniks ebatäiuslikkus. Ja nüüd on aeg siis positiivseks eneseanalüüsiks ja tuletab see kaart sulle meelde, et sa oled tegelikult oma hingelt särav, päikseline, ilus, väekas valguse olend. Sa oled rohkem kui piisav ja maailm sisaldab sinu jaoks rohkem kui piisavalt ilu. See on hea koht, et tolm maha pühkida ja uuesti alustada. Kas see on nüüd vihje sellele, et peaks sama suhet jätkama või täiesti uut tee valima? Tundub pigem, et see on sinu otsustada. Oluline on see, et sa laseksid sellest kontrollist lahti ja lubaksid saatusel näidata, mis on tema kõrgem tahe. Ja kaart siis Janne Heinluhti kaardipakist ütlebki, et kõige alus on rõõm, kergus, lõbu, flirdi endaga, kasuta neid, et luua siis soovitud energia, tõsta siis oma vibratsiooni. Ja lõpetuseks siis minu kaardipaki sõnum on selline. Luba endal lihtsalt olla, on aeg tiksuda säästurežiimil ja oma keha patareisid laadida. Luba täna endale midagi head ja ole tänulik elu eest. Ehk siis valu energiast aitab sul välja saada ärevuse maandamine, enese väärtustamine ja kõigest negatiivsest lahtilaskmine, sealhulgas ka klammerdumisest ja obsessiivsetest mõtetest. Ma loodan, et sa said sellest tõlgendusest midagi ja see aitab sul tänast päeva paremaks muuta. Järgmisena grupp number 2. Alustame siis jällegi kivikesest. See ei ole tavaline kuukivi, see on vikerkaare kuukivi. See on uute alguste kivi. See on väga võimas intuitsiooni aktiveerija, naiseliku tarkuse esile tooja ja seda loetakse ka armastajate kiviks. Nii et tundub, et kui ma eile õhtul juba need 3 kivikest oma laekast välja võtsin juhuslikult, siis see armastuse ladumine oli juba nii-öelda selle kiviga sisse toodud. Selle kivi võimuses on lepitada armunute tülid ja kutsuda armastajad üksteisele lähemale. Ta toob värskust ja kirge suhetesse ja seda võiks hoida näiteks magamistoas öökapikese peal või siis ehtena kanda. Samas on hea see, et ta toob justkui 2 jalaga maa peale, maandab. Et ta kutsub üles seadma ootusi, mis on realistlikud ja parasjagu käimasoleva elutsükliga kooskõlas.
et energeetiliselt suunab see kivi endalt küsima, et millises faasis ma oma tegevusega hetkel olen. Kas ma olen midagi alles istutamas, millegile algust panemas, olen ma juba midagi loonud, mis vajab hooldamist ja hoolitsust, või on aeg saabunud selleks, et nautida tehtud töö vilju. Vikerkaare kuukivi meenutab, et kõigel on siin ilmas oma aeg. Igale külluseperioodile eelneb alati kasvamise etapp, mis võib olla raske ja valus, aga alati tuleb nii-öelda päike pilve tagant välja. See kivi julgustab elama hetkes ning seadma üles üksnes ootusi, mis on realistlikud, mis on parasjagu siis tõesti just sinule sobivad. Emotsionaalselt leevendab kuukivi igasugust rahutust ja ebastabiilsust. Ta tõmbab ligi õnnelikke juhuseid, kõrgemaid sünkroonsusi ja toetab selle õige hetke äratundmist. Ja kui sul on unetusega probleeme, siis kindlasti pane see kivi endale öökapikese peale. Nii, paneme siis sinise hauliidi kõrvale ta siia ja vaatame, mis on sinu alateadvuse põhiteemad, millega sa praegu tegeled. Kevad. No siin on juba palju värskemad energiat. Kevad on tärkamise aeg, kevad on uute valikute tegemise aeg, kevad on muutuste aeg, kevad on õitsemise aeg. Kevad loob uusi ideid, kevad loob kergust. Ja tarokaartidest tuleb siis maag ja kuna ma sõna loomine juba kasutasin, tõmban natukene üles poole, et oleks paremini näha, siis maag ongi siis oma elu looja, meister, manifesteerija. Kuna ta tuli õiget pidi, siis tegemist ei ole manipuleerimisega. Ja kuna siia kõrvale tuleb siis ka selline müntide 9 kaart, mis on siis nii-öelda selline kerge ja rõõmus vallalise energia, siis ma pakun välja, et kas siin grupis on siis need, kes ei ole veel omale paarilist leidnud või siis ka suhtes inimesed, kes on mingisuguse oma elu eesmärgi leidnud ja naudivad siis oma tehtud tööd. Öeldakse, et müntide 9 on justkui minikeisrinna, ehk siis ta on teel oma tõelisse väesse, manifesteerib seda. Mis on nüüd aga hästi oluline ja tõesti võib siiski ka armastusele viidata, on see, et meil tuli välja täiuslik paar. Müntide kuningas ja müntide kuninganna. Kui see on vallalise energia, siis need kaks kindlasti on siis, ma ei taha öelda abielus, vaid kindel paar. Siin on tegemist maandatud energiaga, rahuliku, õnneliku armastusega, üksteisest hoolimisega. Need ei ole keevalised energiad ja seda enam, et tuleb ka müntide rüütel, mis on küll üsna aeglane energia, panen selle siia taha niimoodi, üsna aeglane energia, aga kindel edasiliikumine. Nii et igal juhul tundub, et selles grupis on õnnelik inimene, kes manifesteerib endale ellu siis sellise stabiilse suhte, kodule pühendunud suhte, millel on siis kindel stabiilne edasiareng. Jah, ja selle grupi puhul tuleb välja ka hingesugulase kaart. Oled leidnud partneri, nii et tundub, et selle grupi valinule võib õnne soovida, ta on leidnud oma inimese.
millega tuleb siis veel tegeleda? Et tuleb välja kaart tervenda hülgamist, aeg andestada. Ehk siis selleks, et sa manifesteerimise ja sisetöö kaudu jõuaksid siia ilusasse suhtesse, tuleb veel mingisugused otsad lõpetada kellelegi, kas mõnele teisele inimesele või iseendale, andeks anda ja ennast tunnistada sellisena, nagu sa oled. Ja sind tuleb toetama kaart number 46 jumalannade pakist, mis kannab siis pealkirja tulevik. No, numbritest ongi 1, 9, 19 võib-olla siis sinu jaoks oluline ja 4 ja 6 või 46. Nii, mida siis see kaart number 46 ehk tulevik meile ütleb? Ta ütleb seda, et kui sead oma kavatsusi soovitud eluks, tuleb siis appi sulle Norra jumalannas Kuld ja ta näitab sulle hetki tulevikust. Sa koged neid maagilisi teemärgistusi taipamiste ja inspiratsiooni hetkedena nagu kaja milleski, mis asub teises dimensioonis. On lõbus, kui asjad lähevad täpselt nii, nagu ennustasid, kuid pea meeles, et sinu kavatsuse olemus tähendab enamat kui selle vorm. See jumalanna valitseb jumalate ja inimeste saatust ja ütleb, et hetkele truuks jäämine on sinu suurim jõud. Kui lubad oma minapildil arendada ja avastada täna uusi asju, lood võimaluse saatusel avaneda. Praeguse hetke jõud ja sinu reageering elupotentsiaalile on tuleviku võimas viljakas seeme. Selleks, et saada tulevikku, pead osalema olevikus. Nii et see maagikaart ja müntide 9 ka tõestab seda, et tuleb nii-öelda praegu olevikule keskenduda ja manifesteerida ja oma unistuste elluviimiseks tegutseda. Püüa siis olla vähem võib-olla tulevikule keskendunud, rohkem käesolevale hetkele, et kui sa liiga palju tulevikule mõtled, võid nii-öelda käest ära anda selle praeguse hetke, mis on tegelikult ainus, mis meil on, sest minevik on möödas, tulevik alles tuleb, hetk, milles me elame, jääb igaveseks meiega kaasa. Nii et tasakaalu loomine ja õnnista oma elu täna, leia oma maailmas tingimused õppetunde saada, ole kaastundlik enda ja teiste vastu ja tea, et sa oled kõrgemalt poolt kaitstud. Nii, kui nüüd nende õppetundide juurde tulla, et siis see aeg andestada võib olla seotud siis sellise probleemiga, et ilmselt oled olnud või veel oled raskes kohas emotsionaalselt, materiaalselt või füüsiliselt. Oled takerdunud ja ära lõiganud enda kõrgemast potentsiaalist. Nüüd on vaja teha mingi muutus. Sa oled valmis õppima teistmoodi mõtlema ja elama ja uuri, mis on sinu senised uskumused ja mida siis tuleks muuta. Ehk siis jällegi see maagijõud, muutuste jõud ja õnnelik vallaline, õnneliku ja köitva ja huvitava siis nii-öelda tegevuse tegemine, tee seda, mis sind õnnelikuks teeb ja mis sind tõeliselt köidab. Ja lõpetan ka siin siis oma kaardipaki sõnumiga, mis siis ütleb. Mäleta, armastus ei kao, kui sa lased mõttel minna. Tõeline side ei vaja kinnipidamist. Ta on isegi vaikusena. Nii et jällegi
natukene seda lahtilaskmisteemat tuleb sisse. Müntide 9 ütleb, et on aeg endale keskenduda. Siis tuleb kõik see ka. Ja kevade kaart võib viidata, praegu ongi kevad, et see õnnelik suhe ei ole enam kaugel. Kuigi aeglaselt, aga ta on sinu poole teel. Nii, aitäh kuulamast. Jaga kindlasti tagasisidet, kas midagi kõnetas sind. Millegipärast tundub, et armastus on kevadel õhus. Kõik grupid on kuidagi natuke sarnase teemaga. Nii, ja viimane grupp, minu lemmik kivi, larimar. Larimar on siis väga haruldane ja võrdlemisi hinnaline kivi. Seda leidub üksnes siis Dominikaani vabariigis, ehkki kohalikud avastasid larimari juba palju varem, siis maailmale sai tuntuks see umbes aastal 1974. Mina olen 1975 sündinud ja seetõttu võib-olla ongi see kivikene minu jaoks väga oluline. Minu jaoks on tugev side ka delfiinide ja Atlantise ja sinise värviga, nii et väga selline kõrge vibratsiooniga kivi. Seda on kutsutud ka delfiinikiviks ja kuna Dominikaani vabariik oli kunagi väidetavalt siis kadunud Atlantise osa, siis nimetatakse seda kivi ka sageli Atlantise kiviks. See on rahu ja naiselikkuse kivi, mis toetab tasakaalu, armastust ja vaimset arengut, vabastab stressi, pingeid, allasurutud emotsioone, toob esile sügava rahutunde ja sisemise harmoonia ja aitab siis vaadelda elulisi olukorda erinevatest vaatenurkadest ja neid paremini mõista. Tsakratest on see seotud kurgutsakra, kroontsakra ja südametsakraga, aga ka 3. silmakivi on see. Suhtlemisest toetab larimar ausat ja südamest tulevat eneseväljendust, aitab ületada irme, suhtlusbarjääre, siis intuitsiooni suurendab, ühendab sind oma kõrgema minaga ning universaalse energiaga. See on väga hea kristall süütunde leevendamiseks ja hirmude kõrvaldamiseks. Ja see on väga hea kristall neile, kes siis otsivad oma hingekaaslast või soovivad vabaneda mõnest minevikust pärit traumeerivast sündmusest. Ja sobib kõigile, kes kõnnivad vaimse arengu teel või soovivad vabaneda oma hirmudest ja piiravatest uskumistest ja igasugustest blokeeringutest. Nii, selline tore kivikene siis. Ja sinu alateadvus tegeleb praegu sellise teemaga nagu võitlus. Nii. Võitlus. Ma pakuksin välja, et pigem on tegemist sisemise võitlusega, kas mingi otsus on tarvis vastu võtta või midagi olulist aktsepteerida enda või teise juures. Vaatame kohe, millise täpsustava sõnumi siis Taro siia juurde lisab. Nii, ja tuleb saatana kaart. Kaassõltuvus, kiusatused, igasugused dilemmad, väga selline karmaatiline kaart. Armastajate nii-öelda miinuspool või negatiivne tagurpidi armastajad, sest nagu ma armastajate kaardi videos rääkisin, siis see 15 kokku annab ka number 6 ja armastajate kaart ja saatana kaart on siis omavahel tihedalt seotud. No tundub, et siin on mingid kiired äkilised sündmused tulemas. Kas see siseheitlus on mingisuguse äkilise muutuse tõttu tekkinud, mingisugune karmaatiline olukord on selle jõuliselt välja rebinud. Igal juhul see võitlus ei ole
pikaajaline, mingi lahendus sellele tuleb, kuigi tundub, et sa püüad justkui nii-öelda kõveraid teid kasutada. Seda mõõkade seitset võib nimetada ka vargakaardiks ehk siis nii-öelda enesepettus, võib-olla siis mitte päris õigete teede kaudu minek, võib-olla siis põikled kõrvale sellest nii-öelda enda hingesilma vaatamisest ja enda vigade nägemisest. No igatahes kirglik sauade 8 on hästi kiire energia ja tegelikult oleks tarvis ikkagi nii-öelda võrdset panustamist, sest müntide kuus näitab seda, et olukord saab paremaks minna siis, kui mõlemad osapooled nii-öelda keskenduvad võrdselt ja panustavad võrdselt sellele probleemile. Millegipärast ma näen ikkagi siin teist osapoolt ka, et see ei ole ainult sinu sisevõitlus, mingisuguse inimesega see on siiski seotud. Mis on aga eriti tore, on siis see, et välja tuleb kõige lõpus päikesekaart. Päike on kaardipaki kõige õnnelikum kaart. Väikeses arkaanis on muidugi müntide äss ka sarnase energiaga, aga kogu kaardipaki peal päike tähendab ikkagi seda, et ükskõik kui õudne, hirmus, raske see teekond sinu jaoks ka ei ole, ükskõik kuidas sa ka ei püüa sealt põigelda või kõrvale viilida, siis ära unusta seda, et lõpplahendus on helge. Kõik saab lahenduse parimal võimalikul moel. Ja tuli nüüd sellises järjekorras, et need energiad, mis õhus on või mida sa peaksid tegema, nõuandekaart on oma tõde rääkida. Väljenda ennast selgelt, räägi oma tõde. Sul on mingisugused alla surutud emotsioonid, mida sa ei ole julgenud välja öelda. See kiiresti nii-öelda võimendub ja tekitab stressi. Ja võib-olla siin see vargakaart siis näitabki seda, et tegelikult sa ei peaks seda alla suruma, peitma, enesepettust tegema, vaid see kaart võib tähendada ka seda, kui nüüd sisekaemust vaadata, et see võrdne panustamine võib olla nii nagu maailm mulle, nii mina maailmale. Mitte seda, et kui maailm mulle haiget teeb, siis ma teen vastu, vaid selles mõttes, et kui ma tahan, et maailm mind toetaks ja oleks avatud ja annaks mulle võimalusi, pean ka mina maailma vastu aus olema. Aga panen ikkagi päikesekaardi kõige peale, ära unusta, et lõpplahendus on helge. Nii, romantikainglite kaart väidab, et on mingisugune privaatne kohtamine tulemas, et keegi, kes on sinust huvitatud, võib sinuga ühendust võtta, võib lausa helistada ja kohtama kutsuda. Ma ei tea, kas see on selle siseheitlusega seotud või mitte, aga selline info lihtsalt tahtis praegu läbi tulla. Nii, ja no jumalannade kaardi pakist tuli siis huumor, mis on väga tore kaart, üks minu lemmikuid. Number 49 on võib-olla sinu jaoks oluline, mis siis näitab seda, kuidas siis huumor aitab näha elu helgemat poolt. Kui su päeva saabub rõõmsameelne Jaapani naeru ja rõõmujumalanna Usume, ole mänguline ja viljele hea südamlikku huumorit. Naer on praegusel ajal parim ravim ja erakordselt tervendav. Keskendu lõbusale ja positiivsele ning näe võimalusel huumorit. Elu ei ole mõeldud vaid töö tegemiseks, kus puudub mäng, ega ainult keskendumiseks, kus puudub kergus. Huumor edendab paratamatut optimismi ja kergemeelsus leevendab emotsionaalselt valu, pakkudes vajalikku puhkust elukoormast ja kiirusest.
See kaart ütlebki, et tundub, et sa oled viimasel ajal elu liiga tõsiselt võtnud. No see ongi see sisevõitlus. Et on tunne, nagu elu on muutunud koormaks. Nii, kus see saatana kaart meil oli. Näed, see siin tõestab seda. Ja kas sa oled end äkki mõne projekti või inimesega sidunud ja selle raskuse tõttu on keeruline uskuda leevenduse saabumisse? No Usume igatahes annab sulle märku, et lõpetaksid kohe sellise mõtlemise, oleksid mänguline, otsi maailmas kõike naljakat, naeruväärset ja rumalat, tee see komöödiaks ja ole täna nagu laps. No minu pärast kas või värvi sõrmedega või helista kõige naljakamatele sõpradele või mis iganes. Igal juhul pea meeles, et sa oled armastatud, aga võib-olla hoopis helistab sulle keegi, kellega saad lõbusalt aega veeta. Nii, igal juhul see olukord, mis su ellu saabub, on määratud. See suhe või olukord on sulle vajalik. Kas see on jääv või mööduv, oleneb sinu transformatsioonivõimest ja taipamisest, mida sa endas ületama pead. Kui on suhtega tegemist, siis tundub, et tegemist on püsiva inimesega sinu elus. Igal juhul huumor on märksõna, mis teid seob. Ja lõpetuseks siis minu kaardipaki sõnum, siis Jaapani rebane kitsune. Kui sa ei ole tema kohta müüte uurinud, siis see on väga põnev, uuri. Mind ta väga kõnetab, sellepärast ka minu kirjaniku pseudonüüm on kitsune. See on siis 1–9 sabaga tark rebane, kellel on siis elutarkust ja läbinägelikkust. Ja sõnum on siis selline. Kui su süda väriseb, siis ta elab. Kui sa kardad, siis sa oled teel, mitte eksinud. Ja sind aitab huumor. Lõpeta oma peas võitlemine. Päike tuleb lõpuks välja. Nii, ja tänaseks siis kõik. Loodan, et need sõnumid kõnetasid sind. Ja võib-olla oleks huvitav teada, kirjuta siia alla, kas see kivide kaudu valimine või siis see poolvääriskivi või kristallikese sõnum, mis siit tuli, kuidas see sind kõnetas, et kui ma lisaks numeroloogiale püüan nii-öelda integreerida ka oma lemmikkivikeste sõnumeid siia kaardiladumistesse, sest kividega side on mul olnud lapsepõlvest saati. Enne selle teadmata juba lapsena kogusin ja imetlesin erinevaid väikseid kivikesi ja sellest ajast, kui on poodides võimalik neid osta, olen ma neid leidnud, enda juurde toonud ja toovad mulle täpselt sama palju rõõmu kui lapsena. Et nad aitavad nii-öelda minu sisemist lapse meelsust säilitada, mida on väga vaja, sest ega ilmaaegu lõpetuseks välja ei tulnud see huumorikaart. Ilusat päeva sulle ja järgmiste kohtumisteni!